klimaatiline evolutsioon. Seis või väljas. Me oleme mures kliima pärast, maa kliima pärast. Samal ajal tõstab aga ühiskonnas avalikult maad mure töökoha sisekliima pärast. Millised on meie suhted tööl? Kuidas töökoht toetab inimest, tema toimetulekut ja enesearengut? Milliseid sportimise võimalusi pakutakse ja millised on ühised vaba aja veetmise võimalused? Kuidas tagatakse inimeste tervis, puhtus, kindlus? Kuidas lõimida omavahel erinevaid teadusharusid ja õppekavasid, mis meid tööl mõjutavad? Kuidas tulla toime töödressiga? Kuidas uusi töötajaid, õppureid, pagulasi integreerida juba olemasolevasse keskkonda, süsteemi või mõtteviisi? Väljaspoolt tulijad, olijad ja nägijad ning versus sisemised ja välimised ressursid. Aktiivne varu ja passiivne varu. Aktiva ja passiva. Milline on see pealtnäha üks nähtamatu süsteem? Need seosed, mis kõik omavahel justkui ühtseks tervikuks kokku toob. Järgnevas sisekaemuslikus mõtisklustes vaatlen ühtesid võimalikke sõlmpunkte, kuidas ühildada enda sisemaailmas ja näiteks geoloogilises välismaailmas toimuvaid protsesse. Esmalt, millest kõneleb meie endi sisekliima? Kui me oleme hõivatud siin maa peal oma maa kliima päästmise või vastupidiselt siis stoilise rahu säilitamisega ja veendes ennast, et kõik on korras ja kontrolli all ning tegu kõigest klimaatilise normtsükliga, siis samal ajal, kui paljud meist vaatavad aga enda sisse ja mõtisklevad selle üle, et kuidas see kõik meie endaga seotud on. Mis asi on üldse see kliima? Ja kas on ta ka meie endi sees olemas? Millisel kujul ta seal on? Millise maitsega? Meie sees. On tal värvi? On tal tegu? On tal nägu? Milline on see meie sisemine kliima ja kuidas see sobitub suuremasse pilti? Mis seal toimub või samuti toimumata jääb? Kas me näeme sarnaseid või samu protsesse toimumas ka välismaailmas? Millised need võiksid olla? Mõnikord on meil üsna lihtne tabada sarnasusi ja erinevusi inimeste vahel, võrreldes näiteks nende lugusid, nende jõukatsumusi, väärtuseid ja hoiakuid, uskumusi ja vaateid elule, nende füüsilist ja staatuslikku elulaadi, nende saavutusi, võimeid ja oskusi, teadmisi isegi. Ent kui otsime endale võrdset partnerit hoopis looduse seast, kes meile siis vastu vaatab? Milliselt ja kuidas? Mis moel? Üha enam on hakanud inimesed ühiskonna tasandil taas avalikult teadvustama ja samuti hindama enda sarnasust loodusega ning leidmas ennast ära tundmas loomade näiteks käitumises ja silmavaates. Selles on midagi puhast ja õndsat teinekord. Jälgida mõnd lindu või looma, nende käitumist ja näha, mis siis juhtub, kui nad meist kui vaatlejast teadlikuks saavad. Kui nii-öelda vaadeldav uurimisobjekt saab uurijast teadlikuks. Kuidas ühtäkki luuakse justkui nähtamatu suhtluskanal. Toimub teineteisega otsene kontakt ja toimub nii-öelda tants võõraste vahel. Kes meist poeb peitub, kes muutub passiivseks, kes justkui ärkab ning leiamegi end vastamisi teadliku partneriga. Ilma liigse tantsu ja trallita, ilma mineviku ja tuleviku koormata, lihtsalt siin ja praegu.
Loodusvaatlusi on teinekord hea teostada ka oma vaimu puhastamiseks ja pea selginemiseks, sest loodusel ju puudub ego kui selline, sellisel moel, nagu inimene seda enda jaoks tihti lahti mõtestab. Loodus ei mängi meiega mingeid võimumänge. Loodus lihtsalt on. Ta ajab oma asja ilma suurema tagamõteta, ilma manipulatsioonita, ilma petuta ja kauplemiseta. Vaadates inimesena seeläbi looduse puhtasse peeglisse, on võimalik enda sees üles leida ja saada kontakti iseenda puhta ja loodusliku olemusega. Meie sisemine kliima ehk meie enesetunne ja meid ümbritsev väline kliima ehk kuidas meist väljapoole jääv ennast tunneb. Mis need võiksid olla, mis need on ja kuidas see kõik meid tegelikult mõjutab? Ehituskivid ehk me saame seda, mida me külvame. Inimese sisemaastik ja tema psüühika on maailm, milles on suurust ja sügavust. Aeg liigub teinekord erinevalt, kui võtame vaatluse alla välised protsessid. Näiteks inimkonna ajalugu võrreldes planeedi Maa ning omakorda universumi ajalooga. Ja meie enda sees toimuvad tajukogemused, näiteks kui jookseme rongi peale, mis on peatusest lahkumas, või vastupidi naudime südamerahus pikka puhkust looduse keskel. Aeg võib olla väga erinev. Näiteks ühe liblika elukestvus, kes jõuab selle aja sees 2 korral nukkuda, on Himaalaja mäestiku tekkeks kulunud aeg selle kõrval kui hoomamatu silmapilk. Mis aga juhtub siis, kui meie endi sisemistes tajudes toimub ajaline nihe, mingi muutus? Kui me oleme kõikide tajudega kohal oleviku hetkes, pühendudes oma jäägitud tähelepanu mingi loodusnähtuse jälgimisele, näiteks päikesekiirte vikerkaare värviline sillerdus ühe lilleõie peal lebavas vihmapiises. Kui me oleme otseses kontaktis oma sügavaimate ihade, soovide, tunnete ja tahtega või kui jagame üht olulist hetke mõne teise inimesega, mis juhtub siis neil hetkel meie ajatajuga? See tundub justkui paisuvat, justkui laienev universum meie endi sees, pikendades seda nüüdishetke justkui ajatuks olevikus olemiseks. Küsimus on võib-olla hoopis selles, miks me teeme neid asju, mida me teeme. Mis on meie ajendiks, sisemiseks tõukeks ja kuidas rajab ta endal teed välismaailma, võttes selle endale kuju, teo ja tähenduse. Nii võib näiteks endalegi ootamatult ühel ilusal hetkel avastada, et 20 aastat tagasi sisemiseks tõukeks olnud nägemus kaevata Kesk-Venemaa kõrbet üles üht Tyrannosaurus Rexi viitas hoopistükkis iseendas sügavale peitunud vajadusele kaevata omaenda psüühest välja ja tuua nähtavale oma sisemine kriitik, kohtunik, sisemine türann, kes üldse elada ei lase. Öeldakse tihti nagu sees, nõnda väljas. Kui me vaatleme inimhinge ja vaimu sees toimuvaid protsesse, kui me jälgime neid kui uurija kogu oma tähelepanuga iseenda sees, silmame erinevaid nüansse ja keerdkäike. Nii me võime pea igale sisemisele protsessile meie sees leida vaste mõnest looduslikust, näiteks geoloogilisest protsessist. Mis ma sellega silmas pean? No võtame näiteks ühe meteoriidikraatri ja tema tekkeloo. Millest sai selle näite puhul kõik alguse? No, alguses oli maapind, näiteks tasane, rahulik, vaikne, ajas oma igapäevast maist asja, nagu ikka. Ja siis järsku ei tea kust
saabus üks suur lahmakas võõrast külalist, nagu välk selgest taevast, kes lõi pihuks ja põrmuks kogu senise olemasoleva, muutes selle tundmatuseni. Midagi lõhnes, midagi purunes, midagi plahvatas, haihtus, aurustus või paisata isegi teise kohta laiali. Midagi kuumenes, koges ootamatult suure pinge all olemist. Šokilainel läbis kõike, mis ette jäi ning levis igas suunas laiali. See protsess, mida see meenutab meile inimeseks olemise maailmast, kus mõni kogemus, elusündmus omab inimhingele ja teadusele nii suurt mõju, et peale mida on meie poolt tajutav maailm tundmatuseni muutunud, nagu näiteks meteoriidikraatri puhul. Mis on see midagi, mis raputab ja mõjutab meid šokeerivalt viisil, mis paiskab osa meie senisest teadlikust elust ja maailmatajust mööda ilma laiali? Maha jäävad armid, suured ja sügavad, või siis pindmised ja väikesed, aga nad jäävad meid saatma kogu järgnevaks eluks. Hiljem me muidugi tohterdame tekkinud haavu ja silume järgi jäänud armukudet. Siia võib tuua kõrvale murenemise kulutusprotsessid geoloogilises mastaabis. Inimestena mõtestame oma maailma uut moodi ümber. Siia võib tuua võrdluse eluslooduse tagasituleku protsessidega kraatri plahvatusalale. Ent midagi on jäänud justkui alles. Need on need armid meie hinge ja vaimumaailmas. Teinekord jäävad nad ka füüsiliselt pidama meie kehale või siis mõnele materiaalsele olemisele meie ümber. Psühholoogid nimetavad sellist meteoriidikraatri tekke dünaamikaga sarnast protsessi inimpsüühika maastikul traumaks ja trauma kogemiseks. Kui mitu pauku sarnasesse kohta järgimööda ära käivad, on tegemist trauma kordusega. Vaadati selle laia maailma on meie oma planeedi hea kaaslane Kuu eriti hea näide sellest, mis juhtub siis, kui pind saab mitu korda tabatud. Nii võib toimuda ka inimhinges. Me võime kohata oma eluteel inimesi, kelle sisemaastik näebki välja kõle ja paljas, nagu ta on meie arminäolisel Kuul. Nagu maastik, mis on näinud ja kogenud palju lakse ja üleelamisi. Teinekord on seda võimalik näha ka inimese enda näos. Nii on välismaailmas meteoriidipauk justkui seotud meie sisemaastikust trauma ja selle toimetulekuga, eluga edasimineku protsessiga. Sellega, mis juhtub ühe inimese enda sees trauma ajal ja vahetult peale seda. Kui suur on tekkinud kahju ja mis laadi see on? Millised elemendid on sinna protsessi kaasatud? Millal ja kui kiiresti toimub rahunemine? Millal tuleb tagasi elu? Kuhu ta tuleb? Kuidas ta tuleb? Ja millise kvaliteediga ta on? Kas on see sama, mis ta oli ennem? Või asustavad meid ja meie ümbrust hoopis uued liigid, loomad, uued linnad, uued kohad ja uued inimesed? Kuidas liigume edasi? Spirituaalses astroloogias ja tarokaartide abil energiate lugemise maailmas on huvitavad sarnasused ning tõmmatud on seoseid inimese vaimumaailma ja ka loodusmaailma vahel. Nii on näiteks 4 põhielemendist vett seostatud juba ammustel aegadel inimese sisemaailma tunnete ja emotsioonide vastana. Tuld, aga seevastu sisemise kire, sära ja inspiratsiooniga. No on ju tuline ja põletab, kui lubame endal tunda kirge mõne teise inimesega seoses
või siis, kui teeme midagi, mis meile endile suurt ja võimast hingelist, vaimset ja füüsilist rahuldust pakub. nii justkui süttib tuli ka meie enda enese sees, kuskil sügaval sisemuses, moel, mis põletab kõik senise uueks olemuseks, uueks maailmaks, luues siia ilma midagi uut ja põnevat. õhk on elementidest mõtete hea vaste edasikandja. lendame või liugleme mõttekiirusel siia ja sinna. omaenda mõtete eest ei ole meil pääsu kellelgi ja need võivad muuta meie enesetunnet sekunditega, lähtuvalt sellest, millise kvaliteediga nad meil on. kui nad on enda või teiste suhtes halvustavad, tunneme ka ennast halvasti. ent koheselt, kui muudame halva mõtte, näiteks sõnastame ta ümber positiivseks, nii ennast kui teisi jõustavaks, on koheselt võimalik tunda, kuidas meisse voolab jõud, uus jõud ja vägi. kuidas justkui iseenesest sisemised elumahlad elustuvad, hakkavad liikuma ja meie enesetunne paraneb. kui mõtted panevad liikuma meie endi tunded. õhk ja vesi omavahelises seoses, dünaamilises liikumises ja protsessidesse kaasatuna, muutmas meie ümber meie sisemist ja välist maastikku. millest me ehitame? mis on selleks sobilik materjal? ehitusgeoloogiat ja ehituslikuks eesmärgiks sobivate kivimite, mineraalide või siis keemiliste ühendite ja väärismuldmetallide uurimist on huvitav vaadelda ka inimaspektidest lähtuvalt. kuidas see meiega seostub, meie isiklikust plaanist vaadelduna? kui palju me küsime endalt, et millega me näiteks ehitame oma elu, oma suhteid, oma kodu, oma pere või karjääri, mida me kasutame seejuures ehitusmaterjalina. kas on see looduslik materjal või petukaup? on ta puhas kivi, puit, alkeemiliselt loodud ja töödeldud ühendid, miski autentne, päris ja loomulik mina-olemus inimese maailmas? või on ta midagi, mis on teiste ootused, nõuded meile, ühiskondliku positsiooni dikteeringud või roll, mida täidame? milline on meie ehituskivide kvaliteet meie enda elu puhul? kas on see puhas, nagu lisandite vaba lubjakivi, marmor või graniit? mis on selle lahustamata jäägi koostis? selle hulk või materjal? kui mure ta on, kas ta pudeneb koost, kui teda puudutada? või ta kestab ja peab vastu ka väga tugevatele tormidele, rajudele, maavärinatele ja välistele või sisemisele survele? kui tihti me läheneme asjadele sellisest vaatevinklist vaadeldes, just enda sees ja enda ümber, tuues ja leides vahetuid igapäevaseid seoseid meie endi ja looduse, meie endi ja geoloogia vahel. tõenäoliselt me teeme seda igapäevaselt, loomuldasa, ja see on lahutamatu osa meist, kas siis teadlikult või siis teadvustamata kujul. me justkui alles avastame või taasavastame kogu seda maailma juba 10. ja 1000. korda. ikka alati midagi uut ja põnevat märgates ja avastusi tehes. üllatudes nii uutest vaatenurkadest, avanemistest oma tajudes ja mõistmises, nii sisemise kui välimise nägemises. kust sa tuled? kuhu lähed? kas sul naine võõras mees? kust mina alguse sain? kui tihti esitame endale seda küsimust,
ja sellisel juhul, millised on need vastused, mida enda seest kuuldavale toome. Mis juhtub siis, kui me vaatleme ja kõrutame omavahel ideoloogilis-filosoofiliselt sellised protsessid nagu isa seemnepurse, millest me alguse saime, ja suur pauk, millest kogu meie praegune universum ja nähtavat, kogetavat ja tajutavat arengut alustas. Kui sukeldume sügavustesse mõistmaks, kuidas me kanname kogu seda infot edasi meie enda kehas läbi aatomite, elektronide ja elektronkihtide, mis on läbi teinud tohutu kosmilise arengu. See väikese mõõduline aatomi kese, mis kord osales suures paugus, on jõudnud meieni, meie keha loomiseni läbi sageduse tõusu. Kihtide kasvu ja arengu on väikesest vesiniku ja heeliumi aatomist, võrdlusena seemne ja munaraku ühinemisest, arenenud välja lõpuks meie. Nii kompleksne ja keeruline olevus, nagu me oleme keemiliselt, orgaaniliselt, vaimselt kui ka hingeliselt. Olevus ja olemus ühes kehas koos, millest elamus on tegelikkuses ju üks suur tühi ruum, kus võnguvad elektronid erinevatel orbitaalidel aatomi tuuma ümber erineva kiiruse, suuruse ja amplituudiga. Kõik see siin ja praegu meie endi sees toimetamas. Kvantmeel ja kvantfüüsiline maailm toimetamas omi toimetusi meie keha sügaval sisemaailmas. Kus kõik on võimalik ning kus oleme võimelised eksisteerima energia ja osakesena kahes kohas korraga. Kui me seda mõistame ning omaks võtame ja õpime koos loodusseadustega ühes rütmis olema ja toimetama teadlikult, saame võtta juhi rolli ning oma sisemuse ja ümbritsevaga justkui kosmilisse tantsu astudes asuma muutuma ja looma ennast ja oma elu selliseks, millest kõneleb just meie enda hing. Sisemine transformatsioon läbi endogeensete protsesside tajumise. Kuidas tekib üks mineraal? Mineraalist kivim, kivimist manner, mandrist maastik, maastikust maavoor ja maavoorist maa ise. Kõik saab alguse sellest, kui kaks algosakest otsustavad ühel hetkel ühineda. Ühendada oma üksi olemise jõud ühiseks energiaks, ühiseks olemiseks. Luues omavahel ühenduse, kannab see siis nime keemiline side, aatomite ühinemine, kooselu, ühiselt abiellu astumine või kui üks munarakk otsustab, et no vot nüüd selle seemnerakule avan ma nüüd enese üsa, enda sisemuse. Kui naine avab mehele ukse enda sisemusse, avab ta ukse oma sisemisse maailma. Nagu sees, nõnda ka väljas. Fraktalite maailm, kus iga väiksemgi osake kannab suure terviku mustrit iseendas. Kuidas me tuleme toime pideva stressi ja survega oma tööelus, pereelus, isiklikes lähisuhetes? Vastuseid sellele küsimusele võib üllatuslikult leida, kui vaadelda ja läbi iseenda tajuda maa sisemuses toimuvaid geoloogilisi protsesse. Näiteks, kui vaatleme lähemalt protsessi, mille käigus tekivad teemantid, siis leiame, et millestki, mis kunagi oli tühipaljast süsi, must ja määriv, pehme ja mure, selline kergesti pudenev ja pikki jälgi jätev sisemiselt korrapäratu ja struktuuritu kogum on pilkases pimeduses ja suurtes sügavustes, tohutu surve ja kuumuse tingimustes muundunud üheks kõige kallihinnalisemaks ja töökindlamaks, vastupidavaks ja kõigest läbilõikavaks, kõrgelt korrastatud sisestruktuuriga läbipaistvaks kristalliks. Samasugune protsess leiab aset ka inimpsüühes.
kui oleme valmis nii vaimses, emotsionaalses kui füüsilises pilkases pimeduses seisma silmitsi iseendaga, oma varjude varjuga, oma sisemiste teemonitega, kui me vaatame neile otsa, kuulame neid sügaval iseenda sisemuses, mis nad on tulnud meile ütlema, millele nad meie tähelepanu suunavad. Mis on see, mis vajab meis endis muutmist või päästmist, äkki hoopis kaitsmist või leppimist, omaksvõtmist, mõistmist. Kui näeme meie endi sisemisi klimaatilisi protsesse, meie endi sisemist jääpankade sulamist, CO2 emissioone, kus me ise mürgitame iseennast ja teisi, millest kõneleb meie endi sisemine atmosfäär, kus asub meie tuum, on ta meile kättesaadav, tunneme teda üldse, kas teame, millest ta koosneb, mis tema sees toimub, kus on tormid või aktiivsed mustad augud pöörlemas meis endis, kuhu on vaja rohkem soojust, see tähendab päikesevalgust, kuhu aga puhtust ja selgust, mis on omavahel vastastikku mõjus, kellega oleme seotud ja kuidas me suhtleme nii enese kui teistega, kas läbi viha, põlguse, trotsi, kriitika ja näpuga näitamise või teeme me seda läbi kaastunde, mõistmise, kogemise ja lubamise, õnnetunde ja tänulikkuse, rõõmupuhangute ja armutunde, armastuse sellise vormi, kus tunneme, kus tuksleb meie veresoontest 1000 väikest rõõmsat elutukset ja täidab meid soojuse, täiuse ja leplikkusega, jõu ja terviklikkusega, teades ja tundes, et universum ja maailm on meie ümber ja meie sees, sest sama jõud voolab meie soontes. Ja nii tegema vahet ning sügava elutarkuse ja kogemusega näeme seda, kuidas välismaailm meid kohtleb vastavalt sellele, mis toimub meie endi sisemaailmas. Kuidas meie poolt tajutav väliskliima ongi meie endi sisekliima peegeldus. Ta võib olla teinekord varjus või peidus, ent olemas on ta alati. Nii, kus muudame oma sisemist tajukogemust, nii koheselt muutub ka see, kuidas me näeme, kogeme ja tajume meid ümbritsevaid inimesi, kogukonda, ühiskonda ja maailma tervikuna. Ja seda iseendas vastu kajamas. Kui midagi välises maailmas toimuvast, näiteks kellegi sõnast või teost me haavume ja selle valukogemuse alla neelame, toimub meis justkui nagu üks sisemine subduktsiooniprotsess, kus meie tahke, selget piiri ja kuju omanud enesetunnetus või maailmataju plokk, ehk siis uskumus, sukeldub sügavale meie sisemusse, et sealt uuesti kuuma laavana hiljem pinnale tõusta. Kas toimub see siis jõulise vihapurskena? Näiteks võrdlusena ränirikka magma vulkaanipursked, mis justkui seda sellist sisemist podisevat kattalt vaka all hoidnud kilbi pealt lennutab. Või vastupidi, kas voolab seda pidevalt nõredana kuskilt haavast välja ja on tunne, kus kõnniks nõelte peal, nagu näiteks Hawaii saarte A-laava. Räni sinus, räni minus ja räni meis mõlemas. Laul Üksi pole keegi viimasel 150. aasta laulupeal omas regiversi sõnu ning maiseid bassirütme, mis kõnetasid meid eestlastena kuskilt sügavalt. Miks oli see nii? Tundub enestele ju nii erinevad olevat teistest inimestest, ent samas on meis nii palju ühist, mis meid ühendab. Näiteks sarnane mõttemaailm, sarnane huviala või sarnased elukogemused.
me kõik teame, mis on valu, pettumused, mis on rõõmu, joovastus ja armukogemus. Et kuidas need meie elus rolli mängivad ja milliseks meie elu kujundavad, on igaühe meie endi teha. Igalühel eraldi ja ka koos loome me ühiseid kogemusi ja sündmusi ning reaalsustaju. Nii palju, kui palju on maailmas inimesi, on ka ringi kõndivaid erinevaid arusaamu sellest, mis on reaalsus ja reaalne ja mis seda ei ole, mis parasjasti juhtus või hoopistükkis juhtumata jäi. Sest meil kõigil on ju oma taust, oma senised eelnevad kogemused, ootused, soovid, unelmad, senised teadmised ja oskused. Oma viis, kuidas maailma tajuda, maailma lugeda, mõista ning kogeda. On üks asi, millest üle ei saa ega ümber. Me kõik oleme keemilised olevused. Meie kõikide kehas olevad räniaatomid võnguvad samal sagedusvahemikul, omavad sama palju elektrone ja elektronkihte oma tuuma ümber. Kui me võtame läbi meditatiivse seisundi teadvuslikult ühendust enda kehas viibivate räniaatomitega ja tunnetame endas nende võnkumist, siis oleme me sama hästi võimelised võtma ühendust ka iga teise räniaatomiga siin maamuna peal. Olgu ta siis teises inimeses, kaljus, atmosfäärikihis, delfiinis, lilles või põrsas meie koduaias. Räni on räni ja mängu tulevad isotoobid ehk siis erandid, mis võivad teineteisest oma keemiliselt käitumiselt aga erineda juba oluliselt. Ja nii ka meie, inimesed, nii sarnased, ent ometi nii erinevad.